No nii, siin on siis tegu sileraudse jahipüssiga TOS 34E, ostetud 1975, tähendab minule kingitud väga kalli inimese poolt. Mis puutus sellesse relva, et ega ta eriti kasutust mul ei leia, ma olen vasakukäeline, see laad on ümber tehtud. Ja siis tuli soov pikendada. Aga siis tuli selline lugu psühhiaatri juurde, see maksab hästi, perearst, küll sain omast tervisliki seisu teada. Siis pidi politseisse minema riigilõivu tasuma. Tasusin selle ära. Siis läksin relva katselaskmisele. Seal anti mulle niisugune sportpüss kätte, kust ma pole elus paukugi teinud. Ma mäletan kooli ajal, oli nõukaajal sellised relvad, laskesuusatajatel ja kellel nad olid. Ja see katselaskmine maksab juba 75 eurot, 4 kuuli. Ja mina seda laskmiskatset ei läbinud, kuna ma olen vasakukäeline ja too püss üldse ei istunud ja harjutanud ka ei olnud. No mis püssi puutub? No mul ristiisal oli ka püss. Tema oli selle Petserist kultuurkaupade kauplusest kunagi Vene ajal ostnud. Ma küsisin, et Richard, miks sulle see püss? Ta ei olnud sellest püssist mitte ühtegi pauku teinud ja jäigi tegemata. Ja Richard ütles, et püss, pass ja pini peatiks peremehel olema. No selge see. Et ta nüüd väga ohtlik relv on, hüüdnimega Tavotibrits. Ega praegu linnujahiks enam neid raudu kasutada ei saa, haavlit kasutada ei tohi, tinahaavlit. Kõige ohtlikum relv on lauanuga. Sellega juhtub kõige rohkem pahandusi. Nii, ütleme, kas sul on seda relva vaja? Mul on siin vahukustuti, näete, veneaegne, ei ole vaja olnud. Aga näed, ta mul on olemas. Igaks juhuks. Ja täpselt see relv on mulle emotsionaalse väärtusega. Ja siis öeldi, et tehke, laske kahjutuks. Kui ma lasen selle vahukustuti tühjaks, mis väärtus tal enam on põhimõtteliselt. Ja minule pensionärile on ikka väga kallis see. Nüüd olen ma maksnud poole talvekütte raha, ei saa kütet, raha on läinud, ei saa relvaluba. Kas siseminister Igor Tarog on mõelnud kunagi, et pensionärid, võiksid nagu mingit soodutust saada või võiks laskmise ajal toetada, aga püsti jala peal. Ma olen elus, 75 aastat olen vana ja elus ma olen väga palju läbi elanud. Kes teab, see teab. Ja nüüd järsku tõmbas moraali nii alla, et kas siin ei oleks nüüd seaduse silmal või kellelgi midagi sõna sekka öelda. Et väga niisugune kurb lugu nagu inimesele. Naised kannavad ka sõrmuseid ja kõrvarõngaid ja kõiki, neil on ka mingi väärtus, mis nad siis panevad, neid ei ole ka vaja. Ta on et see püssiga laskminegi. Kõik oskavad küll muru traktoriga niita või murukaga. Aga kui anda talle käsi vikat kätte, ma ei usu, et ta oskab niita. Sama lugu oli mul selle relvaga, et antakse sulle mingi relv, mida ei ole inimene üldse käsitletud. Minul ei ole sellist raha, et nüüd Tartusse käia ja kursustele ja... Et nii ta on, et mul saab detsembris see pikendusaeg läbi ja sellest ma lihtsalt nutan.